Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere päevast, head sõbrad, mul on väga hea meel, et te olete asunud kuulama täiesti värsket saatesarja Taskuhäälingut, kus mina, Taavi Libe, vähemalt kuni kevadeni välja räägin muusikast ja täpsemalt räägin Eesti laulu erinevatest aspektidest. Ja mul on hea meel, et esimeses saates on mul külas kaks meest, kelle nimega Eesti laulu ilmselt viimastel aastatel saab ikkagi kõige rohkem seostada, ehk siis Tomi Rahula, Eesti laulu projektijuht. Tere! Tere! Ja Mart Normet, Eesti laulu endine projektijuht. Tere! Ma mõtlesin, et meie esimese saate teema võiks olla selline intrigeeriv küsimus, et mida Eesti peaks tegema, et võita aastal 2020 Eurovisioon? Te kumbki ei ole Eurovisiooni võitnud? Tomi on vist lähemal olnud selle isegi või? Mitmendaks jäid oma lauluga? 12. Ei, siis ikkagi nii-öelda kaudselt ma olen lähemal olnud. Aga siis oli osalejaid vähem. See oli osalejaid vähem, jah. Okei, see selleks. Kuidagi mul on meeles, et see Merel lapsed seal läks väga hästi. Aga tal läkski tegelikult. See oligi hea ju tegelikult. Ja laul on ka väga hea ja kusjuures just siia kõndides mõtlesin, kuulan häid laule ja Merel lapsed ei ole Spotify's, mis toimub. Ma võin sulle öelda, et mul ei ole neid kirjastusõigusi. Aga kelle käes on muidu fonogrammi õigused, Merel lapsed? On üks linnu nimega mees. Sa vaata, uus intriig. Esimene pealkiri juba tuli. Merel lapsed ei ole Spotify's ja linnu nimega mees hoiab enda käes seda fonogrammi. No aga esimene küsimus teile. Kas te teate, kuidas võita Eurovisiooni? Mart, kas sina tead? No teoreetiliselt ikka, aga see ongi, et see on vaata koolipingis ju kõike õpime igasugused asju, me teoreetiliselt teame matemaatikast midagi ja siis läheme ülikoolist, teame juba süvendatult millestki midagi, siis läheme päris ellu ja siis tuleb välja, et jube keeruline elu ja Eurovisioon on täpselt samasugune asi, et teoorias me oleme kõik ülikõvad ja diivani peal me paneme kõik need võidu asjad nii ritta, et on pandud ja siis lähed sinna kohale ja siis ongi 12. koht või mõnikord 5. koht isegi ja umbes niimoodi. Tomi, kui hästi sina tead, kuidas võita Eurovisiooni? Eks tegelikult on, Mardil on rohkem kogemusi ja ta on seal siseringkonnas olnud oluliselt rohkem. Ma nüüd 1 aasta olen seda ralli nagu näinud sealt seespoolt küll 20 aastat tagasi ka, aga siis oli ikkagi hoopis teistmoodi, et see ei ole üldse võrrelda, mis tänapäeval on. Aga hästi raske on öelda, et kõik, mis Mart ütles, on õige. Ennekõike ikkagi on vaja head lugu üldiselt. Ma arvan, et see on nagu head muusikat, head lugu ja siis hästi palju õnne. Ehk et kogu see trall, mis seal ümber, see promo ja ju palju see silma jääd ja palju see ennast räägid, et see alati nagu tegelikult minu arvates ei tööta. Tihti lugu muidugi töötab, on ju, et tänapäeval ikka, et mida rohkem sa pildis oled ja kõik nii on ja et siis on kõik hästi kihvt. Aga viimaste aastate näitel just nagu Portugal ja samamoodi nüüd viimati võitis Holland, et hea lugu on ikkagi number 1 asi ja siis kõik muu, mis sinna ümber käib. Jah, ilmselt heast loost ei pääse, kuigi võib-olla, kui otsida, me leiame halvu lugusid ka, ma ei tea, kas see Neta Toi oli hea lugu ja ma ei tea, kas ja nii edasi, siin nagu ilmselt saab halb lugu ta ei saanud olla, kui ta võitis, aga ma saan aru, mida sa silmas pead. Jah, aga mina isegi rõhutaks hoopis teist asja, kus ongi see Eesti lagi tuleb ruttu ette ja miks sa ilmselt tegid ka muudatused, välisartistid tohivad tulla ja miks kas või Stig on juba ammu kuluaarides nõudnud välisartisti lubamist, on ikkagi, meil on artistidega suhteliselt, kuidas siis öelda, rahulik olukord Eestis, et meil mõned on ja siis on mõned veel, kes võiks olla, aga kuna ei ole piisavalt nagu sellist suurte lavade praktikat ja ei ole sellist võib-olla driverit, mis paneks tahtma iga kontserdi teha veel paremini kui eelmist, ma nüüd tegin väga paljudel liiga, väga vabandan, aga ühesõnaga ma ei räägi siis järelikult sinust, kallis sõber, kellel ma liiga teen, vaid sellest teisest, kellest sina ka tead, eks ole. Aga ühesõnaga mõte on ikkagi selles, et Eurovisiooni laval ilma selleta, et artistist kiirgab võiduenergiat, et ta silmis on näha, et ta on selle laulu sees 1000%, ilma selleta ei ole võimalik võita. Et ehk siis, et me võime siin teha fantastilise laulu, nagu ülihea mingi, ma ei tea, Yesterday teeme, nagu nii kõva laul, ja siis läheb lavale natuke kohmetu inimene, ja siis teeb 8. see laul.
ja kõrgemale ei olegi võimalik tõusta ilma selleta, et see sära, karisma, jõud, energia, uskumine on seal taga. Ja võt see on midagi nii spetsiifilist, et seda peale keerata produtsendil või niimoodi, see on väga raske, et see on selle inimese, see on nagu sport, eks ole, et tippspordis võidab alati tugevama psüühikaga inimene, et Eurovisioonil mõnes mõttes võidab ka tugevama psüühikaga laulja, et sa ajastad oma vormi ja siis sa väga täpselt just nimelt psühholoogiliselt suudad ennast seal laval kehtestada paremini kui ühesõnaga Veerpalu võidab Täälit, eks ole, või vastupidi just selle väikse krõksu arvelt. No kui sa tõid juba selle spordiparalleeli, kas see küsimus on selles, et nagu spordis meil lihtsalt on talente vähe või siis see teine asi, et meil on artistid ikkagi liiga laisad, sellepärast et kui sa teed oma 56. kontserti Bonnie ja Clyde'is, siis sa ei pea ju endast kõike andma. Sul on see mugavustsoon nii tugevalt sees. No siin äkki viskab isegi Tomi niimoodi seestpoolt, kui ta julgeb rohkem öelda, sest tegelikult me läheme väga selles libedale teele, et kõikidel tahaks ikka tänaval tere öelda ja et öelda inimesele, et sa oled laisk ja niimoodi, see on, kuskil see tõde on, eks ole, et ma arvan, et see sul on nagu osati õigus küll jah, et ma ei taha öelda, et see sõna laisk on just õige sõna on ju, aga tihti lugu inimesed, kes või artistid või solistid, kes siin käivad nädalast nädalasse esinevad ja neil on kuulajaskond ja palju inimesi käib vaatamas Eesti mõistes ja kogu on tööd. Ehk et nad miskipärast kuidagi nagu distantseeruvad kohati sellest võistlusest. Ehk et neil on nagu siin kõik paigas, et nad nagu ei soovigi saavutada seda enamat. Et nad on nagu mingis mugavustsoonis, okei, võib-olla mõnel artistil, ta ei vaja seda, on ju, et mis nüüd Euroopa mängib mind või et ma tahaks minna Euroopasse tuuridele või nii, et hästi paljud noored soovivad, siin me jõuamegi sinna, nii et noored tulevad, saavad sinna, siis tekib sama, mis Mart rääkis, et loomulikult suur lava, esmakordne kogemus, kõik on, ongi. Ja seal ei ole mitte ainult lava, vaid mis teeb eriti keeruliseks Eurovisiooni formaadi ja vaata, kust tuleb ka võit, keegi ei hääleta sul saalis, kõik hääletavad kodus ja sa pead rohkem isegi mõjuma teles kui laval. Et siit tuleb nagu see paradoks veel välja, sa pead kõigepealt ära täitma lava, nii et sul on seal mugav ja hea olla, aga eeskätt ära täitma selle teleplaani ja see on midagi nii müstilist, me nägime seda Sandra Nurmsalu puhul, eks ole, kõige müstilisemalt üldse, mis sai juhtuda, oli siis see, et tuleb keegi, kes ei ole üldse osalenud eriti teles, ei ole, eks ole, andnud suuri kontserte, tuleb põhimõtteliselt metsast ja täielik haldjas. Ja just see suur plaan, nagu teles öeldakse, eks ole, et see lähiplaan näost, see töötas niimoodi, et ta võlus nagu kõik ära. Ja et see on mingi selline, veel kord selline X-faktor ja mingi õige häälestus, et tema puhul tuli kindlasti kasuks ka see, et ta oli hästi introvertne. Mis ka Oti puhul näiteks tuli kasuks, et sageli võtta see, kui sa oled hästi väljapoole, ma olen näinud aastate jooksul väga palju seda, kuidas põlevad ära selle 2 nädalaga tohutud need, kes väljapoole esinevad seal koha peal, vaid ikkagi, kui sa suudad veel kord vormi ajastada, keskenduda, et see on see 3 minutit, see on sinu rada, mis sa jooksed. Nii et siin ma näen ikkagi, et siin on mingi selline talentidega töötamise ja artistidega töötamise teema, kuhu võiks, ma ei tea, kas siis Music Estonia abiga või ma ei tea, mille abiga kuidagi välja jõuda. Ja muidugi see ei saa olla jällegi kuskil kapslis töötamine, vaid see nõuab lavasid, see nõuab ekraani, igasuguseid asju, et siis me nagu aitame kaasa sellele popmuusika tööstusele nagu päriselt. No aga räägime sellest motivatsioonist, mis saab artistil olla Eurovisioonil osaleda ja pingutada. Kui me jätame võidu kõrvale, kui palju on edust Eurovisioonil kasu? Ma ei tea, kas te teate, kes sel aastal näiteks Eurovisioonil sai 2. koha või 3. koha? Rootsi sai ju 2. koha. Ja 3. ausalt ma ei tea, ma ei mäleta hetkel. Tegelikult sai Itaalia 2. koha. Itaalia sai, Rootsi sai 3. siis vist. Mina ei tea. Me vaevu mäletasin, et Holland võitis. Aga see on alati nii, et ega... Kui sa praegu tuletad meelde Rootsit, siis tegelikult see oli ju väga power number, see oli väga kihvt. Ja sellest Hollandi asjast ma ei saanud aru algusest peale ja kuni lõpuni välja. Ma arvan, Tomil on õigus, kui ta ütleb, see oli hea lugu, fine, hea lugu, 3+, 4-, super, aga miks ta võitis, kas tõesti aasta oli nii kuidagi, see on nagu natuke nagu see Only Teardrops tüüpi aasta, kus võidab mingi selline laul, mis nagu, mitte kunagi isegi Only Teardrops võib-olla jõuab karaoke baari nagu kiiremini, kui see tänavune lugu, et teen väga liiga ja sulle meeldis väga see laul või?
ei ei, ta ei olnud minu võidulaul selles mõttes küll jah, et ma nagu mõistan, mida inimesed seal nagu nägid ja leidsid, on ju, aga minu jaoks ka ei olnud see nagu see lugu, et noh, kuigi tuli Favorit algust peale, et sellest räägiti algust peale. See on ka hästi huvitav muidu erosiooni fenomen, et kui midagi hakatakse draivima, siis sageli see viibki kuidagi võidule. Aga ma tooks veel korra, ma ikkagi jääks oma selle jonni juurde, ma räägin ühe artistist, et kui võtta näiteks see Salvador Sobral, eks ole, kui nüüd võtta lihtsalt see laul, siis selliseid laule on maailmas 1 miljon tükki. Ja mitte midagi erilist, täiesti tavaline selline ilus ballaadikene. Nüüd aga see, kuidas ta oli laval, pluss tema enda, eks ole, see haiguse lugu seal juures, noh, okei, see on natuke võib-olla isegi odav turundus mõnikord, tema puhul oli see paratamatu turundus, aga ma mõtlen just ka see, kuidas ta oli selle muusika sees, võt see on see, ma mõtlen, kust tuleb see krõks ja jällegi see, mis ütlesid, et õnne on vaja, see on see konteksti teema. Kuna kõik ülejäänud tulid, panid, eks ole, leedi vilkuma ja kõik tuled tööle ja nii palju, kui raha oli hästi büro, siis ta lihtsalt tuli ja oli muusika sees ja noh, see oli loogiline, et ta võidab. Jaa, aga siuke loomuline, noh, täpselt, see sama siuke hästi inimese loomulikkus ja see olek, noh, pluss okei, mõni on nii proff lihtsalt, et ta juba lavale minnes on ja suhtleb selle kaameraga niimoodi, et noh, noh, mis, ma ei tea, Mart teab eelmise aasta, mis sel aastal, noh, oligi, et oli ju Viktor, meil on väga hea lugu, väga hea lugu, noh, tõesti hea lugu, raadios kuulad ja kõik nii, aga laivis, noh, Viktor oli lihtsalt nii roheline, noh, ja tal oligi ju Eesti Laulu lava oli tema jaoks siiani kõige suurem lava, kus ta üldse üles astunud on, noh, ja siis järgmine lava Eurovisioon on nagu järgmine, et noh, et aga ta on mida see siis tähendab, võib-olla Eesti Laul peaks toimuma detsembri alguses? Et oleks lihtsalt 2-3 kuud kauem aega teda ette valmistada. Mingid artistid käivadki ju mööda nende teiste riikide telesaateid, kuhu oodatakse, et see Eesti Laulu formaat on ka teine olnud see nii, et kui ta oleks rohkem nagu eurolaulu formaat, siis miks mitte ja käia teiste juures ja teised meie juures, et üks suur sõbralik pere, siis saab kogemust küll juurde muidugi ja saab promo teha. Ja vaata, ega 2 kuuga ikkagi sa ei pane, noh, ühesõnaga sa ei tee nagu artistis seda, et ta 2 kuuga, no ja ütleme, mõni on sündinud lavale. Ta tuleb, ta on seal, vahet ei ole, sa juba näed, et noh, et tal on, noh, see on olemas. Teisel võtab see rohkem aega, on ju, ja mõnel ei tule üldse, on ju. Ehk et Viktori puhul kindlasti tal on vaja rohkem aega, see kas tal üldse tuleb või ei tule, seda ma ei oska täna öelda. Jah, spordi analoogidest, eks ole, et mõned on sellised mürkatüüpi, kes tulevad ja panevad nagu tipu lähedalt, isegi mitte tippu, eks ole, vaid tipu lähedalt. No, ma isegi ei oska öelda, sa tead Taavi paremini, kas näiteks on samast NBA-st või kuskilt jalkast tuua mõni näide tüübist, kes üldse ei harjuta, aga on absoluutne tipp. Nagu, noh, ma arvan, et isegi tänapäeva spordis juba ei ole ja ma tahan jõuda ka sinna, et tänapäeva muusikas ka enam ei ole ilmselt võimalik lihtsalt, et sa oled kuidagi sündisid üle andekana ja siis sa oled nagu number 1, sa pead ikka tööd tegema ja kuidagi nagu, noh, ühesõnaga jalad maas olema mingi koha pealt. Ja teine näide ongi siis, ütleme, see Mart Poom, mis on nagu teine äärmusklassika, eks ole, Eestis, et kes on tohutult nagu tööd teinud, tööga ennast kehtestanud ja kes on palju stabiilsem tänu sellele, nii et ja ka on seal tipu lähedal mitte võib-olla päris see number 1 tipp. Et selles mõttes ongi jube nagu halb tunne on rääkida muusikast spordi kontekstis, aga vähemalt selle Eesti Laulu Eurovisiooni raames, ma arvan, see on täiesti okei seda teha. No täpselt, kui nüüd tõesti natukene synteesida seda meie jutu algus, siis väga oluline on, et heal artistil oleks hea laul, et me oleksime edukad. Kes on Eestis need artistid, kes teie hinnangul võiks väga hea lauluga saada väga hea koha, just nende aspektide põhjal, mida Mart ja Tomi te välja tõite? Ühel aastal mul õnnestus oma mingid nagu unistuste artistid saada kätte. Õnnestus Rasmus Rändvee kätte saada ja Kerli Kõiv kätte saada. Kui rääkida nagu Eesti sellistest, keda ma olen nagu laval näinud plahvatamas. Rasmuse võib-olla miinus on ka sõmmelt see, et noh, kuna ta ei ole siiski igapäevaselt muusik, siis see tema teatav nagu stabiilsus võiks olla, eks ole, tugevam. Aga noh, see, kuidas ta Eesti Laulu plahvatas, see oli muidugi võimas. Just tulidki vist Kerliga mõlemad esikolmikus, aga mitte ei võitnud, kui mu mälu ei peta. Igatahes nad tegid väga hästi. Noh, ja Kerli lihtsalt on, noh, Tallinn Music Weekil ma nägin teda ühesõnaga 1 aasta ja siis ma sain aru, et ma pean saama tema konkursile, sest et ta laulab ja on artist ja tal on visioon ja tal on mõtted ja kõik. Et võib-olla temaga oli pigem nüüd nagu see teema, et kas see laul nagu, noh, nagu nipelt-näpelt niimoodi, ta oli väga hea laul, aga kas ta oli nagu väga hea laul, võib-olla seal oli nagu see, et siis oleks Kerli võinud, ma arvan, teha imet. Ja ütleme, et nemad kindlasti, kes mul nagu
pähe löövad. Nüüd, kui Tommi ütleb mõned nimed veel, siis ma mõtlen mõne veel välja kiiresti. Ma ei oska sulle öelda päriselt nime, kes nagu need nimed, mida tema ütles, ma olen nõus, nad on potentsiaalsed. Kerli kindlasti, Rasmus on laval täpselt see, nagu Mart juba nimetas, et ta sobib sinna ja ta teab täpselt ja ta täidab selle koha seal täpselt laval ära ilusasti. Tal on muidugi head lugu vaja, kuigi tal oli väga kihvt lugu tookord ka, ma olen sellega nõus. Aga ütleme mingitel hääletustel, kui on, et artistid peavad olema inimestel natuke lähedasemad või inimesed peavad seostuma, tunnevad, kui nad tunnevad artisti ära, on ju, siis ta seostub temaga paremini ja et Boy Next Street või mis iganes on ju, et Rasmus on natukene, kuna ta ei tegele igapäevaselt ei esine igal pool ja teda ei ole kogu aeg muusikaliselt pildis, et siis ta on nagu kauge nagu inimesest korra. No ma intrigeerin natukene, kas ja miks võiks see artist olla Anne Veski näiteks? Miks ta ei või? Miks mitte, jah. Väga hästi võib. Andke hea lugu, jah. Selles mõttes, et eks Eurovisioon on natuke liikunud ära muidugi sealt sellisest estraadi asjast ja üritab ka ikkagi tabada seda Spotify top 40, aga miks mitte, seal on ikka iga aasta viskab ju mõne Anne vist sisse mõnest riigist, mõnes mõttes järjest vähem, mida üldse kõige suurem kahju tegelikult, mis me ise oleme teinud ja mis üldse on juhtunud Eurovisiooniga on see, et naljalugusid on jäänud vähemaks, need ära kadunud, kui täpne olla viimastel aastatel, ei ole olnud enam üldse naljalugusid, ma ei tea, isegi peale Kreisi raadiot veel tilkus neid niimoodi nipet-näpet, aga kuni Kreisi raadioni ja seal piirkonnas oli ikkagi päris mitu tugevat naljalugu. Kreisi raadio tegi nii halva nalja, et keegi enam ei tahtnud. Võib-olla jah, aga ütlen, see on ka näitab midagi selle professionaliseerumise ja globaliseerumise koha pealt, ja kuidas Albaania lugu kõlab nagu Rootsi lugu ja keegi ei saagi enam varsti aru, et kus see rahvuslik eripära on. Aga need artistid, kes ma enne välja tõin, tervitas kõiki teisi artiste, need lihtsalt tõin näitena, et kui need artistid, kes ei olnud veel käinud ja keda tõesti väga tahtsin saada ja kellesse ma uskusin, et nad on teatud artistlikkuse tasemel. Neid artiste on loomulikult Eestis veel. Ma ei tea, Robert Linna või jumala eest Tanel Padar on ju super näide selle koha pealt, eks ole, ta on juba korra teinud selle ära ja miks mitte. Ja neid on veel ja veel. Ott võib vabalt võita Eurovisiooni ja teate siin, see võib järjest hakata nimetama, minu pärast võib ka Elina Tšaeva võita Eurovisiooni, eks ole, kui on õige laul ja õige hetk ja show on äge. Tõusõnga, tegelikult neid nimesid ikka me nagu lõpuks, ma arvan, leiame, aga siin ongi nüüd hakkab see õnnefaktor pihta, et millega ta läheb, kuidas ta läheb, mis aasta see üldse siuke on, mis need teised seal endast kujutavad, nii et see on päris siuke. Kas siin võib natukene tekkida see paradoks, et kui Eesti laulu valib Eesti rahvas, mis on igati loogiline, siis Eesti rahvas ei suuda neid artiste nii neutraalselt vaadata. Et kas või see Rasmus Rändvee näide, Rasmus sel hetkel ilmselt ei olnud Eesti rahva jaoks nii südames, kui näiteks on Stig. Stigi helikeel ja Stig on Eesti rahvale nii armsad, et ikka hääletaks, kuigi võib-olla see laul ei ole kõige parem. Või Sven Lõhmus. Kindlasti on see väga määrav, sellepärast, et inimene ikkagi, Viktori edu oli ka suuresti tänu Stigile, on ju, et hea lugu küll, aga ikkagi Stig oli seal kambas, siis ta on inimestele lähedane, armas ja kõik nii jutud, et see on tegelikult väga suur faktor selliste asjade puhul. Kuidas seda neutraliseerida? Seda negatiivset faktorit just asja puhul? Et Eesti rahvas ei suuda adekvaatselt hinnata või? Neutraalselt, ütleme siis niimoodi, mitte adekvaatselt. No siin ju, ma saan aru, Tomi juba ka lükkab seda liini, et oleks nagu žürii natuke teistsuguse koosseisuga ja igasuguseid asju, jah, üldse kogu see hääletussüsteem on ju praegu nii, et ikkagi rahvas annab veel selle viimase punkti selle liile, et raske öelda, jah, võib-olla on sul kuskilt maalt tõde, väga raske on spekuleerida, kui võtta praegu kõik teiseks jäänud laulud ja mõelda, et kas nad oleksid edukamad kui see esimeseks tõusnud laul ja pigem ma ikkagi tuleks tagasi selle mõtte juurde, et mis Tomi esimesena ütles, et peab olema väga hea laul. Ilmselt üldse Eurovisiooni ajaloo üks kõige nagu tõesti tugevamaid laule, ma arvan laul, mille juurde tullakse väga ootamatul hetkel millalgi tagasi. Ka niimoodi kogu Euroopa mõttes on Goodbye to Yesterday kindlasti. Täiesti ajatu nagu megahitt ja see võitis Eestis ju nagu ülekaalukalt selles mõttes, et ja
küsimus on lihtsalt selles, et ja Eurovisioonil sageli võidab samamoodi mingi laul ülekaalukalt, lihtsalt see tähed näitavad teed ja kõik on õige selle ühe lauluga, nii et nüüd ma ütlen, et seal ei saanud öelda, et rahvas oleks midagi valesti valinud. Lihtsalt see oli nii suveräänselt parim lugu. Absoluutselt. Miks Goodbye to Yesterday puhul sinu hinnangul läks niimoodi, et see lugu hakkas igalt poolt saama 5, 6, 7 punkti, et ta ei hakanud igalt poolt saama 8, 10, 12? Võt seda statistikat ma niimoodi isegi ei mäleta. See on päris huvitav, et ta igalt poolt oli selline paremuselt mingi 5, 6 umbes. Jah, et nagu jäi meelde, aga vaat lemmik ka ei ole. Ja ma ei tea, mis Tome arvab, ma ei tea. Ma ei oska siukse asju ka, need on siuksed asjad, nagu see sama, nagu sa küsisid see eelmine küsimuse juurde veel korra tulles, et inimestel peab olema see võimalus hääletada ja neil peab olema see võimalus otsustada ja tegelikult ega meie ei ole siin tegelikult ju kõige targemad, et nagu ongi, et kas kõik need teise koha lood, nagu Mart ütles, oleks paremad olnud tegelikult, on ju, ja et ma arvan, et see esimene sümbioos, et see, mis sinna superfinalistide juurde jääb juba, et on see žürii, on ju, pluss see rahvas, kes valib need 3, kes sinna jäävad, ma arvan, et tegelikult on see suht aus ja need ongi need tegelikult need 3 tugevamat. Ma arvan. Ja siis juba see, mis seal 3 vahel lõpus toimub, nagu et rahvas valib, ma arvan, see on nagu väga okei, on ju, ja et seda neutraliseerida. Ma arvan, et seda ei peagi. Ja tulles selle Stigi ja selle edu kohta seal Goodbye to Yesterday või et ta oli see keskmik, ma ei oska siukest asja ka öelda, et minu jaoks oli ta ka nagu parem lugu kui 5 või 6 punkti on ju või koht, Aga samas, kes võitis, eks ole, Måns Zelmerlöw Heroesega võitis, see oli ju täielik tornado, et see oli unstoppable, täiesti selle vastu ei saanudki sel aastal. See jällegi veel kord, see energia, mis seal sees oli, kuidas kõik oli detailideni paigas. Koreo, visuaal, laul, kutt ise, ta oli ju täielik Hollywoodi staar, eks ole, tuleb ja laulab, maailma kõige ilusam mees laulab sulle maailma kõige paremat laulu, lolliks minna võid peast. Kõige ilusam mees. No just, ma räägin, et sinna peole sobib väga hästi. Ja teiseks tuli Polina Gagarina Million Voices, eks, mis on ka rootslaste kirjutatud osaliselt ja mega power ballaad, mega laul, et see on mingis mõttes võib-olla Eurovisiooni, ütleme muusikute, võib-olla üldse üks lemmiklaule Eurovisiooni ajast. Et see on nagu, et selliste lauludega tulla, eks ole, 6. ei ole üldse paha. Mis seal jällegi võib-olla üllatas tollel aastal oli see, kuidas Läti läks meist mööda viimasel hetkel. Et see oli see Aminata, ma nüüd loo nimi, Love Injected oli äkki loo nimi ja ma jäi vist 5. ja tema tegi puhtalt lavalise presentsiga lihtsalt ära. Täna oleks huvitav, ma ei mäleta enam seda statistikat, et mitmes oli Eesti siis, kui oleks ainult žürii hääletanud, on ju, või mitmes siis, kui rahvas, sest hästi huvitav on, vaata, ma käisin esimest aastat, on ju, et ma ei teadnud, mis seal tagataustal veel nagu asjadega käib, et oli, kui oleks ainult rahvas valinud, siis oleks võitnud sel aastal, tänavu siis, oleks võitnud Norra. Kui oleks ainult žürii hääletanud, oleks võitnud Rootsi. Kes on Norrast oli? Norras oli need see mingi joikumine. Ja kui on žürii ja publik, on ju, siis võitis Holland ja ma ei tea, kas see oli iga aasta niimoodi, igades seal oli ka siuke küsitlus lava taga, et kõik autorid pidid hääletama, et kes võidaks nagu nende võistlejate autorite vahel ja siis võitis Itaalia. Ehk et ütleme, et kui meil oleks, sa küsidki, et kuidas milline on see õige hääletus või see, et hääletaja, et kuidas keegi otsustab, meil oleks nagu täna 4 erinevat võitjat ja kõik olekski potentsiaalselt väga head lood ja mõni lugu minu arvates parem kui võib-olla see võidulugu. Et huvitav oleks teada, mitmes Stig nagu tookord oli näiteks rahvahääletuses, et kokkuvõttes 6, aga kas rahvas tõstis teda kõrgemaks või siis žürii kumb teda tookord? Ilmselt oli ka regiooniti väga erinev. Euroopa ongi selline ju päris multikulti koht. Ja see sama Goodbye to Yesterday oli ju megahitt Austrias seal samas, kus Eurovisioon toimus, ta oli suvel, läbi selle suve, mis siis järgnes Eurovisioonile Austria, siis selle Sky Plussi, Öödrai on selle raadio nimi, nende siis kõige popim kommertsjaam, selle kõige soovitum laul läbi suve.
et noh, siuke anomaalia näiteks, mille sarnast, ma arvan, Austria turul, ma arvan, Vanilla Ninjal ei ole ette näidata, kuigi nüüd ma võib-olla eksin jälle, võib-olla nende mingi hitt oli ka seal nii suur, aga ilmselt ikka mitte. Mart, kui sa tõid välja, et Selmerlöö ja Poliina puhul olid kõik detailid paigas, siis millist eelarvet see nõuab ja kui palju see eelarve võib erineda sellest, mis meil on kasutada? No ilmselt Moonsi ehitamine ei maksnud midagi, aga kõik need muud detailid. No ikka, aga sa mõtled, et Moonsi ehitamine selles mõttes Moonsi enda ehitamine? Jah, tema enda ehitamine, sellega said hakkama tema vanemad kunagi ja olid head geenid, aga mitte ainult vanemad, ta on ikka, ma arvan, ropult tööd teinud, ta on ikkagi pika karjääriga raadios, teles, laval, no ta on lavainimene ikka totaalselt ja tal lihtsalt sattus olema nii kõva laul, millega oligi lihtne temal võita tegelikult Eurovisioon. See kõlab nagu absurdselt, aga tal oli lihtne võita Eurovisioon. No oskad sa tuua võrdluse, kui palju võisid rootslased sisse panna sel aastal raha võrreldes sellega, mis Eesti pani? Sa mõtled näiteks selle Moonsi numbri ehitamine? Number, turundus, ja, saan aru. Küsimus on jah alati, kust maalt sa seda eelarvet nagu võtad, et kui võtta see Melodiifestivaalani osa ka või, sest et vaata nemad Rootsis teevad oma numbri täiesti valmis, nad on vist endiselt ainukene riik, kes tõstab konkreetselt lihtsalt selle faili ühest arvutist teise, mis on siis režissööri jaoks see fail, mille järgi kaadrid vahetuvad, siis see režissöör natukene võib-olla, et noh, ka näidata, ma teen ka midagi, natuke muudab, siis rootslased käivad tagasi muuta ja siis läheb täpselt sama asi peale, nagu oli Rootsis. Nii et selles mõttes nemad teevad eeltöö ära nii megalt, et oi jumal, ma tõesti, noh, mis see, no, erinevad on juba ju inimeste töötasud, on kordades erinevad Eestis ja Rootsis. Et ma võin lihtsalt fantaseerida, et kui me tasandame töötasud ära, oletame, et töötasud on võrdsed ja Eestis ja Rootsis, eks ole, siis noh, mis ta võib minna sellise numbri lihvimine, tegemine, noh ikkagi mingi 5-6-10 korda rohkem kui meil. Mõnes mõttes see 10 korda mul isegi numbrina selles mõttes meeldib, et see on üllatavalt relevantne, kui meelelahutustoimetuse juhatajana käisin seminaridel iga aasta Euroopas vaatamas ideid ja meie ideedest rääkimas, siis konkreetselt ühe episoodi saate tootmise hind ja nüüd ei ole vahet, kas see on keeruline formaat või lihtne formaat, oligi umbes 10 korda erinev. See, mis me teeme Eestis, näiteks klassikatähed või teeme, ma ei tea, ringvaadet või mida iganes. Ja siis, kui me vaatame, mida teeb näiteks Rootsi, kes on juba rikas riik, või Saksamaa või Inglismaa või veel mõni rikas või suur riik, 10 korda umbes oli ühe episoodi hind erinev. Nii et võib-olla siin ongi tegelikult pikk jutt, aga vastus sulle, et ma arvan 10 korda rohkem maksab, on võimalik sisse panna raha. Pluss veel nüüd see elatus võib-olla koefitsient sinna juurde, nii et noh, ikkagi on. Summad on erinevad. No kui viimast paari aastat... See oli hästi pikk vastus. Kui viimast paari aastat vaadata, siis mulle tundub, et Eurovisioonist hakkab saama selline isetäituv ennustus, et kuidagi need favoriidid, mis alguses esile kerkivad, need kipuvad lõpuks võitma ka. Miks see niimoodi on ja kust kohast nad siis kerkivad? Kes on see esimene, kes peab ütlema, et vot see Hollandi lugu on küll nii hea lugu, et see võidab või see Iisraeli lugu on küll nii hea, kui see võidab ja lõpuks nad võidavadki? Ma ei tea, võib-olla Mart teab täpsemini. Ma ei jõua rohkem rääkida. mulle tundub, et hästi tugev nagu võimendaja on sellele see fännibaas. Ehk siis Eurovisiooni see websaidid ja et sealt poolt nagu läheb see nagu siukesena kulutulena nagu lahti. Mulle tundub, et see, mis seal nagu meeldib, et sa võid kindlasti ümber lükata ja kindlasti ongi näiteid, kus need panevad jumala puusse, on ju, aga mulle on jäänud siuke mulje. Ei pane puusse jah, et kuidagi nad tajuvad ikkagi mingi asja ära. Päeva lõpuks on ju ikkagi fännibaas ka teatav läbilõige ühiskonnast võib-olla küll Eurovisiooni mõttes teadlikum, nad on jälginud trende ja asju kuidagi rohkem selle sees, aga noh, eks nad ikkagi on ju erinevate muusikamaitsetega inimesed, aga no seal tekib ka see küsimus natukene, et kuna meil ongi elutempo nii kiire, siis kas või raadiotes, ma kujutan ette, et väga paljud raadiod üle Euroopa, kui nad peavad mängima ühte Eurovisioonil osalevat võistluslaulu, siis nad valivadki selle, aga vaata, need eurofännid ennustavad seda favoriidiks ja niimoodi ongi võib-olla mõnes riigis
ainukesed laulud, mida inimesed on enne Eurovisiooni rohkem kui üks kord kuulnud, need, mis on kuskil edetabelites esimesed. Ehk siis need on juba tuttavamad ja seetõttu kuidagi rohkem südamelähedasemad. No ilmselt mingis riigis üldse mingisuguseid laule on võimalik varem kuulda. Eestis ma väidan, me ei kuule mitte ühtegi Eurovisiooni laulu enne Eurovisiooni. Kui see peab olema mingi suur ime, ma ei tea tõesti äkki, ma isegi ei tea, kas seda eufooriatki mängiti Eestis enne ja kui palju. Võib-olla mõni näide, mõni üksik näide mõne teise riigi kohta, aga üldiselt Eesti näiteks on riik, kus me oleme suhteliselt Eurovisiooni süütud enne seda õhtut ja siis kindlasti on mingid riigid, näiteks Malta ja ka Island, mis on väga väiksed ja tohutud Eurovisiooni fännid, kus ma usun, et on rohkem seda infot ja kus on inimesed tõesti saavad puudutatud. Maltal ma kujutan ette, Itaalia laulu ikka mängitakse väga palju enne ja Island ilmselt käib ka päris hoolega läbi Põhjamaade laule ja võib-olla mõningaid põnevaid veel. Et aga üldiselt ma arvan ma arvan jällegi, ma ei ole mingit statistikat teinud, aga ikkagi keskmine bulgaarlane läheb ikkagi õhtul teleka ette ja see, mis ta seal 3 minti see näeb, siis see ongi see. Et tegelikult ei tea seda lugu, et sellepärast mõnes mõttes veel üks asi, mida me ei ole siin üldse maininudki, et Eurovisiooni laul peab töötama koheselt. Tähendab, mitte laul, vaid number peab töötama koheselt. Et see on nagu kohustuslik, sest seda maksimaalselt nähakse, eks ole, 2 korda üldse. et poolfinaal ja finaal, eks ju, aga paljud näevad ainult 1 korra ja võt selle 1 korraga tuleb ära võluda. No millega see tankan ikkagi siis võlus esimese korraga ära? Ma ei tea, Tomi oli seal, võib-olla kukkus põlvili, kui seda tankanit nägi, ma ei tea. Mul ei olnud seda, ma ütlen veel kord, ma ka ei tea. Et minu jaoks ta ei olnud algust peale nagu number 1 aga ei, tore. Ma ei oska vastata. No kui palju tegelikult on seal koha peal viimase nädalaga võimalik ära teha kahe kontserti vahel, kui sa oled poolfinaalist edasi saanud? Me püüdsime ikkagi niimoodi, et me lauljat ära ei tapa igasuguste asjadega, sest et tema on reaalselt see, kes peab selle ellu viima ja tema on see, kes tuleb otse. Kõik muusika tuleb ju lindi pealt ja kui sul mingi kitarrist on kaasas, siis tema võib seal üldse mitte magada ja teeb, mis tahab. Peaasi, et proovi tuleb õigel kellaajal ja et kaameramees teab, et seal on kitarrist seisab selle koha peal. Aga lauljaid peab kuidagi ikkagi hoidma, eriti ma mõtlen, et seda põhistaari, põhiartisti, et ikka minust on ainuke asi, mis üldse teha saab, on teda hoida. Aga selle hoidmisega ongi nüüd selline keeruline asi, mis ongi jälle vasak ja parem aju poolkera ja muu duaalsus hakkab siin mängima, on see, et mina hoiaks üldse vati sees ja tegeleks mingit oma lahedate asjadega, käiks mingis lahedates kohtades, teeks mingid oma gängi lahedad asju, vaataks, et ta liiga närvi ei lähe ja teeks ainult vajalikke asi, puhkaks hästi palju puhkaks. Sest tõesti see on kohutavalt väsitav see 2 nädalat, see võib tunduda nagu jabur, mis väsitavat on hullult väsitav. Ja teine asi nüüd see, tema ise, see, kes seal kohal on, see on tema elu nagu üks tipphetki olla 2 nädalat Eurovisioonil. Tema ei taha kogu aeg puhata, tema ei taha vati sees olla, tema tahaks vähemalt mõõdukuse piires ikkagi olla ka vatist väljas. Ja siis tekibki nagu tuleb see balanss leida, et mis see õige on. Ja ma arvan, siin nende kõvema käega riikides on siis Rootsi või kuskil veel, kus see tööstus on ikkagi 100% on tööstusasjad, aga siis seal ma arvan, et päevakavad ja kõik see jant on palju täpsem ja kuidagi selle inimese, ma arvan, psühhofüüsise järgi ka pandud. Et tehakse... Kell 10 on öörahu ja hommikul on munavalge omlett. Ja siis mõnikord läheb pikemalt, siis järgmine päev järelikult hommikus intervjuusid pole ja muu siuke asi, et see on ikka väga täpselt, vormiajastus veel kord, et see on sport. Et mulle lihtsalt tundub, et põhiline, et saaks nagu puhata, aga võib-olla ma mõtlen rohkem nagu lihtsalt, et enda koha pealt saaks puhata. No Tomi, läbi ja lõhki muusika inimesena, kuidas sulle tundub, kas on siis vaja nagu vati sees hoida artisti? Hoida on vaja ja kindlasti artist peab ise olema ka nii, kas ma ütlen, tark või erudeeritud, et ta peab nagu aru saama, kus ta on, mida ta teeb ja miks ta seal on. Ehk et ta nagu esindab ikkagi ühte riiki, ühte ühiskonda, ja ma arvan, et suhtlus erinevate meediatega, et see on oluline, kindlasti tuleb filterdada, on ju, et mis on nagu vajalik ja mis mitte, kindlasti tekib ikka teinekord, ma ei tea, mul on ükskord kogemust olnud selles mõttes, et ma ei oska pikalt rääkida, aga just leida need õiged punktid, et
et ei oleks väga palju sellist sisutühja olemist ja aja raiskamist, et olekski, et see meie üritasime ka seekord, et need intervjuud hästi lihtsaks ära teha, ma mõtlen, kui kellelgi oli huvi, et need intervjuud toimusid kindlasti meie pinnal, on ju, meile kokku lepitud kohal ja sellise kellajal, kui tüübile sobis. Mitte päris nii, et sa teed seda niis ja seal, et see ikkagi peab olema inimese põhine, artisti põhine ja tema soovide põhine. Ja mida ta ise nagu peab vajalikuks ka, et kui ta ikka mingile asjale ütleb ei või ta on väsinud või et siis sellega me nagu arvestasime. Et see artisti kaitsmine on väga õige. Kas just päris vati sees, mina arvan, et päris mitte, aga jah. Mart, milliseid vigu oled sina teinud Eesti lauluprojekti juhina varasematel aastatel, mille puhul sa hiljem ütled, oleks seda teinud teisiti, siis oleks olnud lõpptulemus võib-olla parem? Mõnikord on manager või produtsent palju, eks ole, aktiivsem kui staar. Et seal peab nagu hästi alati ära tajuma selle asja, et kõik hakkab ikkagi sellest lauljast, artistist pihta, et kuidagi tema energiast lähtuvalt, et võib-olla Pootsmaniga käitusime liiga jõuliselt ja suunasime liiga tugevalt. Ta oli ikka väga-väga noor ja tagantjärgi mõeldes tegime selles mõttes nagu üldse me läksime täiesti valesse suunda. Ma ei tea, kes kurat selle Bondi mõtte nagu ütles selles koosolekutoas ja see tundus nagu laulu stilistikaga sobivat, aga come on, meil on 20-aastane kutt, mis kuradi Bond, eks ju, nagu ei ole Bond. Pigem, kus oli, vaat ongi, et tegelikult tasub võtta väljast sisse mõni inimesed, keda sa usaldad, kas või üks lause. Ja mul piisas sellest, kui ma sain paar korda kuulda, kahjuks küll liiga hilja, alles seal lava taga seda ühte lauset mitme inimese käest, et vau, et teil on nii nagu noor kutt ja sellise häälega, ta on hästi madal hääl, eks ole. Et tagantjärgi mõeldes oleks pidanud võtma, mis on nagu Jüri absoluutne unikaalsus, lisaks veel see laul, aga lihtsalt ei tasu ennast võtta pimestada veel kord sellest laulust alati, lähtuks ikkagi alati artistist esimesena, mis on tema unikaalsus, millega tema suudab pähe teha, vabandust, ma nii ütlen, aga suudab pähe teha teiste riikide megastaaridele, kes seal koos on, kes paugutavad vokaalselt, on super esinejad, asjad, ühesõnaga, et millega me pähe nagu teeme. Ja Jüri puhul oleks kindlasti olnud see nagu teatav selline üllatus ja kuidagi sarm ja kargus just nimelt selle madala tämbri peale mängimisel, just see üllatus. Et ta mitte ei tule mingis ülikonnas laval ja kuidagi nii, ma üskalt, ühesõnaga, et kui ta teeb suu lahti, siis kogu Euroopa on vau. See moment. Ja mis pärast mulle ka tundub, et laule tasub aeg-ajalt nagu ümber arranžeerida. Ma tean, et see käib närvidele väga paljudele produtsentidele ja laulukirjutajatele, aga võib-olla ka järjest vähem aegade jooksul ja meil on Eestis päris head mõned näited ka, mis on toimunud Eurovisiooni raames, aga seda peaks veel rohkem teha. Näiteks sama asi, et üks asi on teha Eesti jaoks see seade ja selline, tavai, et Pootsman võitis selle superstaari, teavad, võidab, tehtud, kotis, nii. Nüüd esmaspäeval on koosolek peale seda laupäevast võitu. Ei saa sinna tulla niimoodi väsinult, läheb samamoodi, kõigile meeldis, vahet pole, paneme Bondi peale ja kõik on korras. Et siin on nagu küsimus selles, et tõesti leida see unikaalsus. Ma arvan, seda ei pruugi ka alati leida tiim ise, sest me oleme siin Eestis, siin ma isegi näeks, nagu on suurem probleem on sageli see tiimi enda nägemine võib-olla, kui et see rahva isegi taju või ma ei tea. Aga ühesõnaga, ma kuidagi tagantjärgi mõtlen, et oleks võtnud selle sisendi sisse, siis võib-olla pikendanud natuke, ma ei tea, kas selle laulu eelmängu või teinud siin hoopis, ma ei tea, mingit asja ette, nii et see üllatus, kui ta tuleb, oleks nagu totaalne. See veel kord, ühesõnaga, et ma oleks nagu mänginud hästi tugevalt selle tema tämbrile, selle tämbri sisse tulekule ja kuidagi. Kas ma saan õigesti aru, et te läksite Jüriga siis kohale ja kui te juba kohale olete jõudnud, siis olid sina veel täiesti kindel, et see Bond on õige asi või sul juba peas olid? Ei, täielikult, muidugi, loomulikult, sest et see on, veel kord, see helikeel on nii erinev ja me olime täitsa kindlad, et see on ka ju väga, väga hea laul, väga kihvtilt arranžeeritud, ajatu jällegi selline, ühesõnaga kõik jutud, elegantne, ülikihvt number, justkui. Aga tegelikult ei toiminud? Ei toiminud, jah. Veel mõni selline näide? Mis asja? mis peksmine nüüd hakkas? Väga korralik analüüs oli. Täitsa tasuta. Väga korralik analüüs. Ense projekti või poolt. Nüüd antakse peksa. Vanasti tegelikult oli hästi kui oli eurolaul. Tomi päästis välja, räägib oma probleemidest ka. Kui oli eurolaul, vaata, mitte Eesti laul, et siis oli see täitsa tavaline ja normaalne, see oligi, et tehti, siis oli nagu, ütleme, Eurovisiooni see Eesti
voor oli nagu eelvoor tegelikult mõneti, et ehk et lood tehti ära, võistlesid ära ja siis pärast tehti need lood ümber. Noh, et Eurovisioonil, ma mäletan Merelastega oli ka, et tegelikult siin raadiotes mängitakse ainult seda versiooni, mis võitis siin Eurolaulu, aga tegelik nagu, mis läks maailma, et see versioon on hoopis teistsugune, on ja ma arvan, väga vähesed nagu mäletavad seda või on kuulnud, sest kohalikud raadiod ei mängi seda versiooni. Et see oli, vanasti oli see hästi kõvaks teemaks, et siis usaldati just neid väljaspoolt, nüüd on meil, ongi, et laulukirjutajatega on see, mitte et nüüd selle 1 aasta põhjal, et ma oleks tahtnud muuta, ei absoluutselt, aga ma olen neid jutte ju ka kuulnud varasemaltki, et on nagu soovi muuta, aga kõik on isiksused ja ei olnud alati nõus ja ütleme autorina ma teinekord nagu saan aru, samas tänasel päeval ma ikkagi annan endale väga palju aru ja saan aru sellest, et muusikud, olles ise muusik ja muusikakirjutaja, on tegelikult, mõtlevad väga kasti sees. Ehk nad näevad, kõik, kes esitavad loo Eesti Laulule või nad töötavad oma looga stuudios ja töötavad mingi asjaga ja siis sa oledki selle sees ja sa kujutad ette, et see ongi see lugu, et et paremat lugu ei saa enam olla, et minu lugu ongi kõige parem. Ja siis sa imestad, et kuidas, ma ei tea, ei saanud ta üldse poolfinaali või ei pääsenud ta üldse nagu finaali, et mis mõttes, et kurat, mul on nii hea lugu ju. Aga et ongi, et sealt kastist välja, et samamoodi, et okei, sa võitsid selle asja ära, aga kuula korra seda kõrvalarvamust, et samamoodi, et milleks nagu mina nagu soovisin seda välismaa žüriid, on see, et korra nagu siuke puhas kild, et nad ei tunne midagi, neil on jumalas, et korra see välisarvamus, ta annab selle oma selle ära, mis iganes, kas on laulupõhine, artisti, ma ei küsi neilt, et mille põhjal sa hääletad, on ju, ehk et see on nagu, nad saavad näha seda acti, on ju, ja audiofaili kuulata ja kõike, et see annab nagu selle kõrval vaataja pilgu, seda tuleks nagu muusikutel kuulata ja neelata alla oma see suur ego ja natukene mõelda kõrvalt, kuulata kõrval arvamusi. Jah, minu meelest jääb lihtsalt praegu hetkel see poolele teele selle koha pealt lõpuks ikka rahvas valib, et pole nagu vahet tegelikult, kes see žürii on mingis mõttes. Või sa arvad, et sinna top 3 muidu ei jõuaks? No vaata, see on ju ka esimest korda, kui me seda proovisime ja tegelikult eks ma mõtlen ja ka, et kuidas seda võib-olla veel nagu teha nagu huvitavamaks ja mis iganes, aga tegelikult see ju andis meile märgi. Viktor jäi ju 8. või 9. Sorry, ma isegi täna täpselt. Ta andis märgi, et ta ei olnud nagu number 1 selles mõttes, et laul on hea. Aga seal ei mängigi, nagu Mart ka ütles, et ainult laul ei piisa, et sul on inimene. Inimene kas müüb sulle selle loo või mitte, et sul võib ilgelt hea lugu olla, aga sul jääb see lugu natuke varju, sellepärast et see, kes sulle seda toodet müüb, on ju, teinekord sa ostad mingi imeliku asja, sellepärast et see müüja lihtsalt müüb nii hästi sulle selle, kui sa ei vajagi seda, on ju. Et see annab ikkagi mingi selle pildi annab. Aga ja kes selle žürii see võitis siis Stefan või? Stefan, jah. Aga kes võitis Eurovisiooni? Klaveriga mees, on ju. Siis oleks pannud kohe oma konkurendi vastu sinna. On ju, me kunagi ei tea, on ju, mis oleks saanud või mis iganes, et see selleks, aga jah, et ehk see annab nagu selle märgu anda ka sellele, ütleme, autoritele või näiteks sellele, et nüüd et see midagi on ju, et aga inimesed, kas nad võtavad seda või ei võta. Kas selle aasta puhul see märguanne, mida välisžürii andis, kas te tiimi sees, kas autorid, kas artist kuidagi sellest tulenevalt tegi midagi? Me rääkisime sellest, jah, aga kuna tegelikult Viktor, ta on ikkagi, ta on noor artist, mitte inimesena vanuselt nii noor veel või enam, aga talle, ütleme, ümber kehastamine, ümber õppimine, ümber asjade tegemine tema isiku puhul on ühesõnaga võtab aega. Ehk et ta ja nähes, et suurel lavale minnes ka seal olles need esimesed proovid, et kui mitte liimist lahti, aga kui närv tal on sees veel, on ju. Ehk et talle oli lihtsam, nagu, et ta jääb sinna omasse kasti, teeb seda oma asja, mida ta juba nagu oskab ja teab, mis ta nagu täpselt tegema peab. Ehk et tema jaoks see, ma ei tea, 2 kuud oleks olnud liiga suur amps, et ümber mõelda kõiki asju ja see oli niisugune natuke turvaline ja artisti kaitsta. Just seda, et ta seal tunneks ennast mugavamalt. Okei, ütleme, seal ta läks järjest paremaks ja see lõpuks juba see viimane asi, tal nagu vähemalt tuleb juba enam-vähem loomulikult. Tegelikult on see Taavi küsimus jumala kuldne ja see, mis te seal arutasite, aga ma tean ju täpselt, kujutan ette täpselt seda situatsiooni, olles palju olukordades olnud, et seda ongi raske seletada, aga teil muidugi anti nii selgelt märku rahvusvahelise žürii poolt, et mehed, see ei lenda sellisena, midagi tuleb kardinaalselt teha, aga see, et otsustati jääda samaks, see näitabki tegelikult Eesti showbusinessi levelit tegelikult.
ja see sama asi, et me ei ole veel läinud tööstuslikuks, et kui juhtub nagu ettevõttes mingi selline asi ja mingi kliendisegment ütleb, antud juhul isegi fookusgrupp kogu kliendisegmentist ütleb, et see ei tööta, siis tegelikult ettevõttes tehakse asi täiesti ringi. Steve Jobs oleks, eks ole, teinud selle täiesti ringi, selle asja. Et siin ongi nagu see teema, aga ma mõtlen, siin ongi nii palju egosid ja nii palju nagu arusaame ja kõike, ja samas on ka riske nii palju, et ja Eesti Laulu puhul eriti on ju see sama risk, et kui on see, et rahvas paneb lõpliku punkti ja on välja valinud ühe acti ja siis, kui sa muudad seda, siis keegi nüüd võtab tohutu riski minnes nagu tõesti, et kas nüüd on käsi kullas, perse mullas olukord, et kui oleks loomulikult tulnud top 3, eks ole, muudetud kontseptsiooniga, siis oleks ka veel mõni võib-olla vigisend, et oleks sama kalend oleks võitnud, eks ole, mitte ainult 3. ja 2. jäänud, aga oleks, eks ole, mitte edasi saanud poolpeal, siis oleks korras olnud. Siis oleks kõigi pead lennanud. Nii et ma ütlen, et siin ongi siuke nagu selline juba siuke kabetamine, kuidas ka ellu jääda selles protsessis, sest et see avalikus tähelepanu on nii suur, et siin see peade lendamine on üsna, et põhimõtteliselt psühholoogika palkama sinna tiimi on asja mõte. No aga mängime sellist mõttemängu, kas selline kabetamine on aastal 2020 Eesti meelelahutus maailmas võimalik, et nüüd Tomi saabki hea portsu Eesti Laulule kandideerivaid lugusid kätte, siis hakkab järjest vaatama ja läbi kuulama neid ja mõtleb, et aga seda laulu võiks laulda hoopis see artist, seda laulu võiks laulda see artist, ehk siis kuidagi panna pusletükkidest need osalejad kokku, et tore, et te tulete selle artistiga, aga tegelikult hoopiski see artist peaks seda laulma. Kas see oleks võimalik? No, kui sa reglementi kirjutad nii, et sina muudad artistis, kui tahad. Kas see reaalselt ka toimiks või kõik Eesti laulukirjutajad ja artistid ütleks, et Tomi Rahul on lolliks läinud ja me sellisel asjal ei mängi? No seda nagu nii, vaata, et sa võtad sellise asjagi ju sükse riski tegelikult, et mina kui muusika autor teen loo, ma ei tea, ma tahan artisti Mati nüüd presenteerida ja mõtlen, et see on nagu uus tuleviku täht on ju, ja siis tuleb korraldaja Kati, kes ütleb, et Mati asemel vahet, et see on nüüd Juhani lauljaks ja nii on ju, et siis ma järgmine kord ei võta osa ja nii ka teised artistid, lihtsalt sa ei saa niimoodi, sa ei saa nagu öelda, et mina teen nii, et kõik teeme nii, kuidas meie tahame, et siis mis huvi on nagu autoril või osaleda seal, et ma teen mingi asja, aga kunagi ei tea, et äkki muudetakse või teeb nii või naa, Jällegi see sama asi, meil ei ole tööstust. Rootsis täpselt sinu kirjeldatud süsteem toimib. Niimoodi ongi, et Krister Björkman käib ja tõstab ümber lauljaid ja soovitab igasugused asju sinna sisse, sest seal on ju nõnda, et laulud on valmis tehtud, need kuskil sahtlis või sahtlis jutumärkides, mõni on ikkagi spetsiaalselt tehtud, aga ikkagi ta on selles mõttes nagu riiuli laul, et kas läheb või ei lähe, kuulavad see, ma ei tea, siin hääle mõttes hoopis võiks see laulda, proovige seda, ja nii edasi, et täpselt nii tehakse, aga see ongi tööstus, see on teistsugune asi, et meil on ta palju rohkem ikkagi looming ja kunst ja kultuur on Eestis muusika, et seal on ikkagi tootmine. Meil ju sel aastal värske kultuuriminister tõstatas korra selle keele teema ka. Kui me räägime sellest kontekstis, et kuidas Eesti võiks võita Eurovisiooni, kas keele teema on üldse teema? Ma arvan, et ütleme, et keel ei võida Eurovisiooni lauluvõistluse laulu selles mõttes, et kas ta on Eesti või Läti või Portugali keeles, et seal ikkagi on mitme asja jälle see kokkulangevus, et see peab olema lugu, pluss siis ütleme ka kindlasti tekst on ju, ja kui mingi lugu, võib-olla see Portugali lugu ei oleks never võitnud on ju, kui ta oleks olnud inglisekeelne. Ehk et seal mingid lood nagu helisevad mingites keeltes ja kõlavad nii, ütleme sama, kuidas artist neid esitab, et nad kõlavad nagu just nii õigesti ja kõik need hetked ja õiged momendid just, et ma arvan, et otseselt, et kui ta on keeleline on ju, et siis see nagu ei määra seda võitu. Loomulikult kihvt oli, kui see omal ajal oli nii, et ikkagi iga riik oma keeles, see oli tõesti nagu lahe on ju. Muidugi nüüd ongi see tööstus on nagu arenenud ja kogu see asi on ju arenenud natukene teises suunas ja see on nagu puhas show business ja popmuusika, et oodatakse nagu sellist mitte enam nagu ei oodata inimeste kultuure võib-olla kuulata või vaadata ja hinnata, kuivõrd seda, et kui värviline see kõik seal on. Jah, ja samas värvi annabki kultuur sageli, et keel muidugi ei võida.
keel ongi lihtsalt, meie enda poolt vaadates oleks ju uhke, mida rohkem eesti keelt kõlab maailmas, seda lihtsalt ägedam tunne. Näiteks sõna kuula on päris popp Eurovisiooni fännide hulgas, et seda teatakse seda sõna, mis on ju tore. Lõpetasime ühe sõna maailmale, see on väga suur asi Eestile. Nii et pigem on küsimus selles kuidagi meie enda mingis pealisülesandes, aga aru saada, et mõned artistid ju laulavadki ainult inglise keeles ja neid niimoodi represseerida ei saa, et Evert ja Draakonid peavad nüüd hakkama eesti keeles laulma, kui nad konkursile tulevad, et kahjuks või õnneks see nii ei käi, et ikka loominguline vabadus on see, mis siin on. No kokkuvõttes mul on selline tunne, nagu ma räägiks praegu Eesti jalgpallist, et me küll areneme kiiresti edasi, aga kogu ülejäänud maailm areneb veel kiiremini, kui me räägime Eesti muusikatööstuse kontekstis. On see kurb paratamatus? Mart teeb praegu sellist nägu, et kahju, et tele saadab. Ma püüan mõelda korra su selle analoogi peale, et Tomi on tugevam jalgpallis, ma ei tea, kas see on nii üks ühele, ma pean mõtlema, mis sa praegu ütlesid, ma ei ole niimoodi ise mõelnudki lausa, et me kuidagi maha jääme muust maailmast muusika koha pealt, et ütleme siis nii, et meie liikumistempo on aeglasem, on mu hüpotees. Ei ole? Mina arvan, et üldse ei ole. Me oleme pigem ikkagi kiirem on olnud isegi see liikumistempo. Need laululaagrid ja laulu kirjutamise tehniline oskus on arenenud, laulu produtseerimise tehniline oskus on tohutult arenenud. Küsimus ongi nüüd, ma ütlen, et see i-täpp on see artistlikkus ja artistidega töö, artistide arendamine, et ma ei tõesti, kuidas seda isegi süsteemselt teha, kõik ei saa ju sealt muusikalikoolist läbi käia, see oli nali, aga ma mõtlen, põhimõtteliselt me ei saa teha ühte muusikalikooli, kus kõik käivad läbi, enne kui nad Eurovisioonil lähevad, Eurovisiooni kool. Aga jah, et ma ei tea, mis see jalgpalli kohta, kas... Ei tegelikult, rääkides nüüd jalgpallis korra, et siis seda päris nii ei saa võtta, et muu maailma areneb kiiremini, lihtsalt kogu selle süsteemi aluseks on ikkagi infrastruktuur ja kõik see, kus see kõik algab, noorte treenerid, et ütleme, et ja lõpuks on kõik ressursid taga, et kui me oleme nii väike riik, meil algab... Meie ülesehitus kogu selle, ütleme, oma riikluse, oma jalgpallikultuuri kohta hakkas tegelikult ju paarkümmend aastat on ju, kui mujal maailmas on see kestnud oluliselt kauem. Ehk tegelikult ongi, et kui sa tegeled nagu ühe asjaga, pead kõrvalt tegelema teise asjaga, mis tähendab, siis sa pead tegema halle, sa pead tegema väljakud, et inimesed saaks üldse kusagil mängida, üks asi on hoovis mängida, on ju. Teiseks, nüüd on need mängijad olemas, nüüd on vaja noorte treenerid õpetada, et üks asi on, meil on vanemad treenerid, on ju, kes on vanakoolikad, aga uus maailma jalgpall on natuke teistmoodi, et see kõik nagu natuke võtab aega, et kindlasti muu maailm läheb nagu omas tempos, me ei jää nagu alla neile. Aga lihtsalt, et siin on inimressurss ja ajaressurss, ehk et kui sul inglastel on ju kogemusi üle 3 kohalise numbri aastaid juba ja Eestil on nagu nii vähe, et see ja inimeste võimaluse ja piiratus jõudes välja jälle sinna rahalise juurde, et nii see ongi. Täpselt nii nagu muusikas, et Rootsis on tööstus juba ammu välja töötatud, kõik on, ma ei tea, mitmekordselt ma olen kuulnud majad, kus tehakse lugusid lihtsalt, mehed töötavad, hommikul lähevad tööle lugusid tootma ja siis mingid mehed vaatavad, milline lugu neist hitt on ja et meil natukene on siin teistmoodi. Kuidas me jõuaks siin sellise tasemeni, et meil ka need asjad niimoodi toimiks ja ka artistide osas? Iive. Suurem iive. Et artistidel oleks motivatsiooni, et ei piisaks sellest, et nad esinevad Bonnie ja Clyde'is ja võib-olla nii kiiresti ei jõuaks proovisaalist üks uus lugu ka raadiotesse. Jaa, aga vaata inimestel see rahuldusvajadus on erinev, et kõik ei taha olla maailmakuulsad ja Euroopa kuulsad, kõik ei taha seda, neile piisabki sellest, et nad saavad oma pasteedi leivale ja olla rahulikult Pärnu spaas. Jube kurb. No, sinu arvates, aga näed väga paljudel võib-olla mitte, et ma väga sooviks ka, et meil on muidugi neid, nagu Mart juba seal algul ütles ka, neid A-klassi staare, kel on potentsiaal võita väga palju. Aga osa võtta on, nagu ongi, et inimestel nad on omas mugavustsoonis, teinekord võib-olla mõnel artistil ei sobi kaotada või et ei saa edasi. Mart, mida sina arvad, mida me peaksime tegema Eesti muusikatööstuses või mis peaks juhtuma, et artistile ei piisaks sellest, et pasteet on saia peal?
Villem Tarvas minust ütles seda kunagi mulle, võib-olla keegi teine, aga noh, Villemit võib ikka tervitada ja et lihtsalt ma toon Villemi näite sellepärast, et ta ei ole popmuusik, vaid eks ole No Big Silence'ist ja Agressorist ikkagi metalmuusik. Vist oli ikka tema, no igatahes. Et ütles, et ikka mida suuremal laval lähed, sa tegelikult sa tahad seda suure lava tunnet uuesti saada. Et ma päris nõus sellega ei ole, et ma arvan, artisti sisse on kodeeritud see, et ta tahab ikka rohkem pasteeti saada. Et tahab tegelikult nagu, et tema sõnum leviks rohkem, kui sa just tõesti ei ole niuke, noh tõesti siuke teatavas mõttes siuke klubilaulik, et noh, sa teedki pets siukseid sette ainult nagu klubi jaoks, aga muidu, kui sa ikkagi oled nagu artist, sa tahad ikkagi mõju ja sa tahad olla austatud, armastatud, tahad olla number 1, tahad vaadata oma edetabeli kohta, tahad kuulda oma lugu raadiost, et see, ma arvan, kõik on okei. Ja siin nagu see tööstuse mingid ilmingud juba ju toimuvad, on nad siis Eesti kuidagi siseselt kuidagi mingite riiklike või eurorahade toel või siis koostöös Balti riikidega või koostöös siin Soomega, et siin miskit toimub. Et Eurovisioon on ikkagi selles mõttes veidikene spetsiifiline nähtus ja Eesti Laul seal hulgas, et see on telesaade ja siin on hästi palju muid nüansse veel kui muusika, et me räägime nagu mõnes mõttes 2 asjast praegu korraga, et selles muusikaindustris ikkagi toimub töö sinna suunda, et oleks professionaalsem, mingi manageride kiht hakkab juba vaikselt tekkima, ja nagu ma ütlesin, et on need laulukirjutajate kiht on juba olemas tegelikult, mingi produtsentide kiht on ka olemas, meil on paar isegi EDM-i produtsenti, kes on ülikõvad, isegi rohkem kui paar, kes on ikka tublid maailma tasemel. Ja tõesõnaga tegelikult kõik on nagu hästi, aga nüüd, kui me läheme Eurovisioonile, et siin pigem, kus me oleme nagu sabassörkijad, on võib-olla just selle nagu show tegemise osa. Et siin on küll probleem ja siin, miks ka rahastamise mõttes on see teatav probleem, on see, et vaata seda ei peeta sageli kultuuri osaks, mis tõttu siia võib-olla ongi raske saada Tõnis Lukaselt raha, et harjutame show tegemist ja see on kallis. Selle harjutamine on kallis, selle tegemine on kallis. Aga Eurovisioon on show. Nüüd on küsimus, kui me läheme showle, eks ole, esinema, et kuidas mitte näha välja nagu 5. B mingisugune number, eks ole, mis klassi õhtul tehakse. Et see ongi see, kuidas nappide vahenditega ikkagi ära petta ja et kui siin tuleksid geniaalsed ideed, siis meie numbrid näevad, eks ole, väga head välja, mis on ka olnud läbi aegade väga palju häid näiteid selle kohta, et me oleme ikkagi üsna tublid selles olnud, et ühe võib-olla teguri ma tooksin juurde, et just selline lavastaja roll on seni olnud suht puuduv väikeste mööndustega nende Eurovisiooni numbrite juures ja üldse nende showde juures, aga ma näen, et just lavastaja on nüüd nagu see inimene, kes peaks tekkima juurde, et tema on ka võib-olla siis see, kes aitab seda artisti järgi, isegi selle napi ajaga ta suudab äkki ka artisti viia psüühiliselt nagu sinna seisundisse, et sealt tuleb rohkem välja, aga keegi, kes haldab seda tervikut, kes saab aru, miks see laul üldse siin on, millest see laul räägib, kuidas ta näidata, et võib-olla sellised ametimehed, neid võiks nagu rohkem olla. Martti Tomi, me peaaegu tund aega nüüd rääkinud sellest, kuidas Eesti võiks võita Eurovisiooni, aga lõpetuseks tahaks küsida, et milleks oleks Eurovisiooni võitu vaja? Loomulikult rahva eneseteadvuse jaoks paariks päevaks oleks väga, väga suur selline kiirendi, aga kas seesama Eesti muusikatööstus, millest me oleme ka põhjalikult rääkinud, võidaks sellest kuidagi, kui Eesti võidaks Eurovisiooni järgmisel aastal näiteks? Kindlasti. See oleks väga suur märk Eesti, ütleme konkreetselt sellele heliloole, kes selle loo iganes kirjutab, neile, kogu selle tiimile, see artistile, see oleks kogu Eesti muusikatööstusele, et ikkagi vaadatakse siia teistmoodi, ka tõstaks, ütleme seda, lükkaks selja sirgu rohkem ka teistel Eesti heliloojatel, et mis iganes, ütleme keegi, kes jääb teiseks või kolmandaks, et näed, tema potentsiaal võib-olla oli täpselt sama, et oleks võib-olla tema lugu läinud, oleks ka võitnud, et ja pluss siis Eesti riigile igas mõttes on see ikka kasulik. See super väljend, mis sa ütlesid, rahva eneseteadvuse kiirendi. See on super. Tõesti, kiirendada meie eneseteadvust, mida iganes see tähendab, mis suunas seda kiirendada, aga eneseteadvuse kiirendi. No nii ongi, muidugi. Hea tunne on ju kõikidel. Väiksel riigil on ikka tunnustust vaja või väiksel rahva killukesel. Et me oleme milleski aasta aega kõige paremad ja fookuses. Aga muusikatööstuse jaoks, kui sellise jaoks,
Tuleb ikka need sammud kõik ära teha, et see ei tähenda, et nüüd paar sammu saab ühe hüppega teha. Kindlasti saab, tiigrihüppe toimus ka, et igasuguseid hüppeid saab teha ja mõnikord mõni talent on kuidagi niimoodi ja kuidagi kõik on õige, et saab küll kuidagi shortcutiga sinna võidu juurde. Et ei pea selles mõttes ootama 15 või 20 aastat tingimata. Ja siis ei ole ka mingit garantiid. Vaata näiteks Inglismaad, seal on muusikatööstus on maailma parim, aga kogu aeg on viimased Eurovisioonil. Miks? Nüüd läheb Inglismaa teema. Ütle lühidalt, miks Inglismaa nii halvasti läheb Eurovisioonil, Mart? See ei ole nende jaoks tähtis ja nende muusikatööstus ongi nii tugev, nii suur, nii rikas, et neid üldse ei huvita see, nad ei panusta sinna, see on nende jaoks süsteemi väline nähe, see ei mahu nende kasti ja mitte ükski artist, kes on päris artist, ei lähe sinna ja ei too oma laulu ja et see on väga, väga hull olukord selles mõttes. Ma ei teagi, tegelikult on see selles mõttes ka kurioosne, et isegi BBC, maailma kõige võimsam meediaorganisatsioon, ei suuda siis käe kõrval tuua sinna mõnda vähegi relevantsemat tegelast, aga samas on mõned ju öelnud ka, et nad tahavad osaleda. Ma tea, Hertz on näiteks öelnud, kuigi nad on ju ka vist Inglise ja Euroopa ja maailma mõistes selline C-kategooria artist pigem, aga ikkagi. No kui sellest Hertzist seas minna natuke suuremate nimede peale, siis mida te arvate sellest, et Eurovisioon on siin flirtinud Justin Timberlake'i või Madonnaga vähemalt vahenumbrite tasandil? Tore, mis ikka. Jah, minu arust ka tore, seal on mingid kriitikat on olnud, et ta kuidagi varjutab midagi või ma ei tea mis, aga ei, minu arust vastupidi. Ta seob kuidagi just nimelt selle üldise süsteemiga seda paremini. Väga huvitav, kes siis Hollandist tuleb. Ma lootsin, et sa lõpetad selle lause mõne mõttega. Mõne nimega või? Jah. Muidugi on tore, kui on ägedad numbrid seal vahepeal ja kui artist veel hästi laulaks ka, siis oleks veel ägedam. Ennustage lõpetuseks, Mart ja Tomi, kas järgmisel aastal esindab Eestit Eurovisioonil meesartist, naisartist või mõni kollektiiv ja mitmenda koha Eesti saab? Niimoodi, kui ühtegi laulu ei ole teada. Mina vist on ainult lihtsalt mingit suva joga ajada, sest Tomi ei saa, ta on ametnik. Ja. Esindab naisartist, tuleme teisele kohale ja kõik oleme väga õnnelikud. See viimane ennust sai kõige parem muidugi. Tomi, ametniku positsioonilt sa siis äkki ütleme igaks. Ma lihtsalt toetan Mart. Tomi Rahule ja Mart Normett, suur aitäh teile. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh teilegi kuulamast. Taavi Libe, lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.